Nii, tere hommikust. Kaja on jälle meil siia tulnud ka seltsi, aga võtame Kaja, saadame uksest välja. Tore, ja tore on olla koos sinuga, Paul, siin ja rääkida ülivajalikul ja põneval teemal, et ma just sissejuhatuseks ütlesin Paulile, et minu jaoks nagu väga oluline teema, et ma tunnen, et see aasta kuidagi on nagu ära tõmmanud tühjaks, et seda ongi seda fookust ja seda rapsimist on olnud nagu liiga palju ja mina ise tunnen küll, et ma olen elus selles kohas, et nüüd aitab, et midagi peab muutuma nagu, et tahaks rahulikumalt asjad tehtud saada. Ja võib-olla sissejuhatuseks tutvustada natukene ennast, et ma juba kuulsin, et see süsteem, mida sa õpetad, on tegelikult ju 45 aastat vana. Ja. Nii et jah, et tere, et mina olen Paul Vahur, mina olen produktiivsuse coach. Täpsemalt ma siis olen sertifitseeritud Getting Things Done coach ja ehk siis ma aitangi nagu inimestel õppida ja rakendada siis seda Getting Things Done metoodikat ja me kutsume seda nagu GTD, nagu Getting Things Done lühendatuna Eesti hääldusega ja siis see ongi siis, mis see metoodika endast kujutab, ta on töövoohalduse parimad praktikad. Ehk siis on see, et me peame tööd tegema, eks? Ja tegelikult see töö tegemine on nagu isegi laiem, et ei ole ainult see, mis me nagu kontoris olles või nagu see tööme, vaid see, mida me ka nagu kodus teeme, ütleme, et kõik see, mis meil vaja teha on, et seda me kutsume tööks. Ja siis ongi, et kuidas seda kõige paremini teha, mis see kõige efektiivsem viis nagu on töötamiseks. Ja siis tulemuseks on siis see, et kui seda rakendada seda Getting Things Done'i, siis tulemuseks on stressivaba produktiivsus. Ehk siis see, et sa suudad rohkem asju ära teha ja see tekitab sul vähem pingeid ja probleeme ja nagu stressi. Nii et jah, et see on võib-olla lühidalt see, mis mina teen ja peamiselt ongi, et ma õpetan seda praegusel hetkel peamiselt coachina, ehk siis nagu üks ühele tööna, inimestel aitan selle tööle panna. Olen ka koolitaja nagu sertifikaadiga ja olen selle õpetamisega ja coachimisega tegelenud nüüd varsti juba nagu 6 aastat. Et hakkasin peale 6 aastat tagasi nagu seda tegema ja siis need sertifikaadid tuli nagu aja jooksul. Aga seda, miks ma sinna üldse jõudsin selle Getting Things Done'i juurde, oli see, et ma hakkasin seda ise nagu olin seal samas kohas, kus sina ja see oli siis tegelikult siin päris mingi 17-18 aastat tagasi, kui ma esmalt nagu tundsin seda ja siis mõtlesin, et pean midagi tegema. Sain nagu soovituse sellist raamatut lugeda ja siis võtsin selle raamatu lugemisse 2-3 aastat hiljem võtsin raamatu lugemise juurde ka. ja siis 2012 oli siis see, kui ma ise nagu mõtlesin, et võtsin kätte, hea küll, et nüüd ma proovin selle tööle panna. Mina tegin lihtsalt täitsa nagu oma päied, võtsin raamatu ette ja ajasin näpuga järgi raamatus ja proovisin seda tööle panna ja sain ka mingil määral. Ja nüüd varsti tegelikult juba 6 aasta tuleb, siis juba tegelikult saabki 14 aastat täis seda, kui ma olen seda ise nagu rakendanud ja kasutanud, et siis see vahepealne aeg, või see 6 ja 14 aasta vahel või ehk siis see 8 aastat oligi see, kus ma ise rakendasin ja nägin, et et see väga hästi töötab, et see aitab. Ja siis tekkis ka see tahtmine, et võiks teistel ka aidata seda nagu, eriti siin Eestis seda nagu tuua, nii et. Too välja, mis sinu elus on tänu sellele kõige rohkem muutunud ja mida sa oled näinud klientide elus, mis on nagu kõige rohkem muutunud tänu sellele süsteemile? Kõige rohkem muutunud, et mõtteselgus ja selline ja selline fookuse hoidmine. Et jah, need on võib-olla kaks kõige suuremat asja. Neid asju on nagu veel, ütleme, eks ju, et mis on tulnud, aga võib-olla see on nagu kokkuvõttes nagu kõige rohkem ja siis see omakorda tegelikult see mõtteselgus, ütleme, võib-olla nagu see annab ka nagu, kuidas öelda, see ei ole selline mingi lõpp-punkt, vaid see on selline katalüsaatori uueks arenguks. Et mis minul väga palju oligi see, et ma mõtlesingi, et hakkasin mõtlema muude asjade peale, hakkasin mõtlema oma dieedi peale, hakkasin mõtlema, tekkis ruumi mõelda selle dieedi peale, hakkasin oma nagu terviseharjumuste või selline nagu trenni tegemise peale mõtlema, eks ju. Ja nii edasi, nii et ja siis see on selline, kuidas öelda, tekitasin peas nagu ruumi, aga ega loodus tühja kohta ei salli, et siis see täidab ära, aga mis sinna asemele tulid sellised produktiivsed ja võib-olla sellised nii-öelda efektiivsed ja võib-olla sellised nagu tervislikumad nii-öelda nagu tegevused kui selle asemel, et nagu nii-öelda mõelda mingid asjade peale liiga palju või siis nagu üle mõelda või siis nagu stressata ja nii edasi. Nii et väga lootustandev ja. Et täna me siis proovime 30 minutiga kokku võtta 45 aastat tarkust. Ja, me kõike ei jõua kokku võtta, ütleme, et ma võtan mingi konkreetse osa tegelikult nii nagu see õppijaps on, eks, et inimesed saaksid lahkuda mingi tegelikult väga praktilise asjaga. Nii et aga see ei ole kogu see süsteem. Aga sina palun, kes sa oled tulnud vaatama, kuulama, kirjuta palun kommentaari, et mis on sinu nipid fookuse säilitamiseks, mis sind aitab hoida fookust? Aga võib-olla siis hakkamegi pihta, et kas meil slaide ei ole, kas sa
jagad ja siis võib-olla ma küsin ja kui kellelgi on veel küsimusi, siis kirjutage kommentaare, et näeme siit kohe, saame juurde. Milda ütleb, et see on vajalik ja tähtis teema. Jah, väga tore. Aitäh, Milda. Ja, et noh, et võib-olla siis võtame need, mul on ka speakeri slaidid on olemas siin. Et võib-olla siis, mis see teema meil oli täna, et oli siis see, kuidas müra peast ära saada, eks ju. Ja noh, see ongi, et kui ma oma klientide käest nagu küsisin, ütleme, kes siis mul on nagu coachingu läbinud, ütleme, et nagu takkajärgi, et millega siis see Getting Things on nagu aitas, noh, neid teemast oli väga nagu palju, et siis number 1 nagu see väljakutse, mis neil oli siis see, et noh, et ongi, et noh, et pea on nagu müra täis ja nad väljendasid seda väga erineval viisil, noh, üks on see, et nagu keegi ütles väga, et aju on laiali, et noh, et nagu noh, nii palju igased, siis võib-olla see, et pea on pulki täis, nagu selline hea eestikeelne ütlus. Siis, et ajus on udu, et ja noh, võib-olla siis lihtsalt öelda, et liiga palju asju on peas. Ja noh, ja siis see võib-olla väljendus ka selles, et sul need, kuidas väljendub, et noh, et sa mõtled nagu ühe asja peale, siis kohe tuleb teine asi peale, siis tuleb kolmas asi peale ja nii edasi ja noh, see võib-olla need esimesed 2 või 3 asja ei ole jõudnud veel läbi mõelda. Nii et see on see võib-olla see väljakutse, millega siis nagu täna tahaks rääkida, kuidas seda aidata. Ja siin kohe selle juurde, selle praktilise tegevuse juurde nagu jõuame. Aga siin on võib-olla tulebki selle Getting Things Done'i ma ütlen vahepeal inimestele, et pange pliiatsid ja paberid valmis. Jaa, seda saame kohe kasutama varsti. Aga et siis see Getting Things Done'i nagu põhiidee, ja Getting Things Done on siis selle, noh, see on, nagu ma ütlesin, ma ise lugesin raamatut, selle raamatu autor on David Allen, kes nagu ameeriklane, kes selle kirjutas, kes siiamaani tegutseb ja toimetab, ta on kohe nüüd siin nädala aja pärast, saab 80-aastaseks, et nii edasi ja noh, mul on olnud ka õnn ja au temaga kohtuda ja temaga nagu koostööd teha. Aga siis noh, ta ise ütleb, et tema ei olnudki nagu selle asja nagu looja, ütleme, vaid ta oli nagu selle avastaja, et noh, et ta leidis, kuidas neid asja teha. Aga igastahes, mis tema ütles, mis siis selle Getting Things Done'i, selle stressiva produktiivsuse metoodika põhiidee on see, et meie pea on ideede saamiseks, mitte nende hoidmiseks. Et meil, et me oleme loovad, sellised ideid genereerivad olendid ja see on väga hea ja seda tulekski ära kasutada. Aga mis see võib-olla selline põhiline vale käitumine on siis see, et me hoiame kõik oma ideed nagu peas või need mõtted, mis pähe tulevad, hoiame peas. Ja siis tuleks nagu need peast välja saada. Ja võib-olla siis ongi see võib-olla tehnika, mida ma täna näitan, et kuidas seda teha. Nii et jah, et võib-olla siis ka, et võib-olla selle taustal, et mis see probleemi tekitaja nagu on siis see, et ega meil mõtteid väga palju pähe ei mahu. Ja noh, meil on seal tehniliselt öeldes mahub tegelikult väga palju, aga samal on see, et nagu korraga, ütleme see, mille peale me mõelda saame. Ja noh, korraga me suudame mõelda tegelikult nagu selline teadus on välja uurinud 4 asja peale, võib-olla 4 asja on peas. Et noh, et see on selline +-–2, sõltuvalt inimesest. Ma küsisin enne, et mulle tundub, et naised suudavad rohkem mõelda. Ja ma ei oska öelda, et noh, et seal võib olla niimoodi, igal juhul on inimesed väga erinevad, võib-olla on mehi, kes suudavad rohkem peale mõelda ja mehi, kes suudavad vähem mõelda ja naisi, kes rohkem vähem, kas võib-olla on äkki naised keskmiselt suudavad rohkem mõelda, seda ma nagu ei oska öelda, aga jah, 4 on selline keskmine ja siis on, mis põhjust ongi see, et kui mingi uus asi tuleb pähe, see läheb ära, noh, ütleme, et kui sa mõtled nagu 5. asja peale, siis sellest üks nendest esimest 4 on nagu unustad nagu ära, ütleme, eks. Ja kui nüüd ikkagi nii-öelda proovida mõelda rohkem kui 4 asja peale, siis tekibki selline ajuudu, eks ju, mõttekarussell, et noh, et üks mõte käivad ringi ratas seal ja siis tekibki kõik tuleb väga tuttav, et ja teine asi puht praktiliselt on ka see, et lihtsalt nende asjade peale mõtlemine tegelikult ei muuda midagi. Et see ei tee mitte midagi paremaks, et noh, et see on veel ka kõige sellisem iroonilisem selle asja juures. Ja siis tulekski mõtted peast välja saada. Nii et noh, et võib-olla esimene ülesanne, mis mul on, et võib-olla kirja panema ei pea hakkama lihtsalt ise nagu reflekteerima ja mõtlema, et tulete meelde üks asi, mille peale oled sa pikalt mõelnud, aga pole siiamaani ära teinud, et noh, mul sulle ka. Marika niimoodi mõelda. No minul ongi see teema, tervise teema, ma arvan, et mul ei ole ruumi enda peale nii palju mõelda, et mu töö võtab kogu mu energia ära, aga ma tunnen, et lihtsalt vaata nagu on aeg hakata oma tervise peale ja seda prioriteediks panema. Et mulle väga meeldis sinu enda lugu see, mis sa ütlesid, et sul tekkis ruumi vaata nagu enda tervise peale mõelda ja nii edasi. Et see ongi see sama asi, et regulaarselt näiteks liikumine ja regulaarselt parem toitumine. Kui see on nii suur asi, aga ma ei tea, kas see on see, et mis mul pole siiani ära teinud. Just täpselt, et see küsimus ei ole, kas see peab suur või väike olema, lihtsalt see on üks asi on. Kaua sa oled selle peale mõelnud? Ma arvan, et mingi
võib-olla viimased 5 aastat rohkem. Viimased 5 aastat ja võib-olla nagu oled sa midagi nagu selles osas ette ka võtnud? Vahepeal olen, aga siis kukub ära. Tuleb jälle, jah, okei. Nii et see on lihtsalt üks näide nagu sellest, et mis on nagu peas nagu olnud, ütleme, nagu kaua see asi võib nagu peas nagu olla, ütleme, eks ju, ja siis võib-olla mitte nii efektiivselt tegutseda. Et nüüd see võib-olla, mul slaid ei näita, ütleme, eks et siis see on üks asi, aga neid asju on tõenäoliselt, ütleme, et klassikaliselt, kui mina lasen inimestele seda harjutust, mis me hakkame kohe tegema, teha just selle coaching'u käigus, siis on tihti niimoodi, et inimene kirjutab välja 100-200 asja. Sellist mõtet, mis nagu peas nagu on, ütleme, mis nagu pähe tuleb, nii et see on see, millega me tegeleme. Aga siis me võimegi minna selle harjutuse juurde, vaata, meil tegelikult ajalist on päris ilusti. Ja harjutuse nimi on mõttepuhastus. Ma olen vahepeal, Tiia on kirjutanud, et temal on mõttekast, kuhu ta paneb kirja, kuhu kõik kirja panen arvutis ja paberil, päeva lõpuks vaatan üle, mõnikord jooksvalt ka ja alati ei õnnestu. See on juba nagu selle kohta, filmide kohta öeldakse nagu spoiler, ütleme, või see on juba täpselt see väga praktika. Tiia, sa tegid juba spoileri ära. Aga ma ütlen siis teistele, kes seda ei tea. Et see nagu harjutuse nimi on mõttepuhastus, inglise keeles on selle nimi Mindsweep, et mul on see nagu, et siuke nagu nii-öelda kraamimine või midagi taolist öelda, eks ju. Ja mida siis tegema peab? Teha tuleb see, et võtta kõigepealt nagu paber ja pliiat siis endale, eks ju, et kuhu siis nagu kirja panna ja võid ka panna muidugi digitaalselt, et sa võid ka nagu avada mingi faili, võid ka võtta mobiili, kui sul on mingi need notes appid on olemas, et neid kasutada, aga... Kas see töötab ka, kui ma lihtsalt voice'ina seda salvestan oma mõtted ära? Või on psühholoogiliselt ja üldse, kas seal on vahe, kas ma toksin klaviatuuril või pastakaga, siis mõni on öelnud, et sinine pastakas peab olema. Jah, mõtlen see küsimuse, mida ma kohe, mul pole küsinud. Selles mõttes ütleme, et üldiselt, millest see nagu osa on? Ma nüüd vabandan, et ma jätan nagu selle selgitamise poole, et ma tulen kohe selle juurde tagasi. Aga see on osa meie selles Getting Things Done'is on 5 sammu, eks ju. Ja need sammude nimed on jäädvusta, selgita, organiseeri, reflekteeri ja tegutse. Et nüüd ei pea kõike meelde jätma, aga me praegu olemegi selle jäädvustamise sammu juures. Mul saigi 4 mõtet mahtus ja siis 5. Ja 5 maha enam ära, jah. Aga see on mingi jäädvustamise sammu juures ja siis, kui sa teed selle lihtsalt nagu sellist igapäevast jäädvustamist, tuleb mingi üks mõte nagu pähe. Et siis see tegelikult see audio on ka täitsa okei. Põhiline see, et sa seda hiljem paremini nagu näed. Ma arvan, et tegelikult võib-olla nii-öelda seda harjutust, mis me praegu teeme, seda mõttepuhast, ma arvan, et see audiona ei ole kõige mugavam nagu teha, kuna siis sa nagu sellepärast sa ei saa kõike korraga kuulata, sa saad kõike korraga vaadata, eks see, et siis ma soovitan ikkagi kirjutada ja ütleme, ma arvan, et seal ei ole väga suurt vahet, kas sa kirjutad paberi peale või et sa kirjutad nagu arvutisse, nagu fundamentaalselt. Aga ikkagi on see, et see kirjutamine tegelikult paberi peale, käsitsi, annab täiendava sükse võib-olla neurostiimuli, ütleme, eks ju, et ta natuke võib-olla nagu paremini mõtleb nagu läbi, nii et kui on võimalik käsitsi kirjutada, siis ma soovitasin käsitsi kirjutada. Pastakal värvil ei ole vahet. Vähemalt minul ei ole. Aga kui endale meeldib muu värv rohkem, siis kindlasti on selle mõttes, ütleme, et nii palju ma ütlen, et hea kirjutusvahend ja see mugav koht, kuhu kirjutada, tõenäoliselt aitavad kindlasti kaasa. Nii et juhul, kui see nagu sinu jaoks see hea on nagu see värv, ütleme, eks ju, ja või siis hea pastakas, siis seda ma soovitan alati nagu hankida ja kasutada. Aga jah, et tuleme tagasi selle mõttepuhastuse juurde, et võtame ette siis nagu paberi pliiatsi või siis digitaalse vahendi ja pane kirja ja ma soovitan, sina ka selle harjutuse ära teed, ütleme, aga kuula veel praegu, et pane kirja kõik, mis sul hetkel peas on, ehk tähelepanu tõmbab. Et mõtled, ei pea pikalt kirjutama, võid nagu märksõnadega kirjutada. Kirjuta nii palju asju, kui saad. Et ära nagu ennast nagu tagasi hoia selles osas. Pane kirja suured ja väiksed asjad. Et vahet pole, et kas see nüüd on selline tervise küsimus või see, et ma ei tea, sokid on vaja pesusse panna, eks edasi. Ja selles mõttes, et pane kirja nii tööasju kui eraelu asju. Et jälle, et vahet pole, kus nad tulevad. Ja rohkem on parem. Nii et hakkaks seda nüüd siis tegema, ma loodan, et need instruktsioonid, mis ma andsin, olid nagu selged, ma panen siin timeri käima näiteks 3 minuti peale, eks ju, et me jääksime aja sisse ja ma poole pealt nagu veel kordan üle need instruktsioonid, nii et hakkad kirjutama ja võib-olla sina ka siis, mis pähe tuleb.
Nii, meil on selle harjutusel oleme poole peal, tuletan meelde, et paneme parasjagu kirja kõik, mis parasjagu pähe tuleb, mis meil tähelepanu tõmbab. Kirjutame nii palju, kui saame, paneme kirja sellist märksõnadena, ei pea väga põhjalikult kirjutama ja kõik asjad, suured, väiksed asjad, töö või eraelu ja rohkem on parem. Nii et umbes minut poolteist veel. See vist otsa. Mõtle seda otsa, nii kohe meil saab. Võtame natuke aega. Aga sul, kohe räägime nendest ka, mis seal nagu tuli. Aga jaa, et et kui veel nagu tegelikult mõtteid tuleb, siis võitin veel kirjutada sellel ajal, aga ma nüüd oma pausi nagu lõpetan, hakkan nagu rääkima, et siis kuidas oli see kogemus? Kogemus oli see, et nagu tohutu virvarr on ju, oli tegelikult ja huvitav oli see, et järsku sai otsa nagu. Järsku sai otsa, jah. Nii et neid mõtteid väga palju olgi. Et võib-olla siin inimesed ka võib-olla kirjutada, et võib-olla jagage oma kogemust, et kas see tekitas mingisuguseid huvitavaid mõtteid ja emotsioone ja pange palun kirja, et kui mitu asja te kirja panite. Palju sul tuli umbes? Oletame, et mul on siin ühel lehel on mingisugune 3 asja, siis mul on 4 lehte, 4 × 3, ütleme kuskil 15. Jaa. 15 asja, jah. See on niisugune päris hea tulemus tegelikult niisuguse lühikese asja kohta, et kui ma nagu teen oma coachimist kliendiga, see sõltub coachingu tüübist, et kui üks coachingu see, kus ma tulen kliendi juurde koha peale või teine see, kus me teeme kaugcoachingu. Kui ma teen kaugcoachingut, siis tavaliselt see klient teeb oma päi seda nagu sellise meie sessioonide vahepeal. Aga kui ma olen kliendi juures, siis ma olen tema juures ja siis ongi see, et lasen tal kirjutada ja mul on olnud ikka niimoodi, et inimene kirjutab tund või 2 tundi niimoodi. Ja mul on veel mingid, ütleme, täiendavaid töövahendeid, et kuidas siis rohkem nagu nii-öelda päästikuid, et mis inimesel tuleb nagu asju pähe. Ja ikkagi on olnud seal ikkagi 100 kuni 200 asja. Loomulikult on muidugi mõni klient, kellel ka tõesti niimoodi tuleb siuke plokk ette, et rohkem ei taha, aga klassika on ikkagi siukene kuskil üle 100 asja, mida inimene kirja paneb. Nii et vaatan, kas siin on praegu ma ei näe, et mitu asja te kirja panite, kirjutage kommentaare. Võite numbri ka panna lihtsalt. Palju teil tuli? Jah. Et võib-olla andsin liialt palju siukse ülesande. Eks vaata mul oli sellepärast ka praegu, et ma juba ootasin, et kas see 3 minutit saab vaata täis on ja siis ma nagu ei lasknud uusi mõtteid peale, et ma kujutan ette, et tunni aega tuleks nagu siin üks raamat. Ja, et seal ongi niimoodi, et ega see nagu saad sellise nagu need kõige olulisemad asjad peast ära niimoodi, et siis tuleb natuke aja pärast tuleb uusi asju peale. Tiial tuli 19. Mis on optimaalne aeg, mille jooksul seda teha? Nii palju aega sul on. Et ega see mõte on, idee on nagu selles, et võib-olla saad seda kasutada nagu kaheti, üks siis on nagu selline pikemalt perspektiiviga, siis on see, et tõesti istuda sellega, võtta mingi tund aega, kirjutada välja, eks ju. Aga teine asi on see, et kuidas praegusel hetkel, just praegu nüüd saada ja siis kirjuta nii palju, kui tuleb, et võib-olla saadki isegi selle lühikese ajaga niimoodi nagu ära teha. Lilil oli 29, Felixil 21, väga, väga võimas, väga tubli töö. Nii et siis väga hästi tuli teil sealt välja, nii et jah, et põhiline ongi see, et ma loodan, et võib-olla tekkis ka selline tunne, et läks natuke kergemaks. Minul küll, jah. Mis nagu inimestel nii-öelda tegelikult võib tekkida kahesed tunded niimoodi. Üks on siis see, et tekib selline nii-öelda kergus, ütleme, eks ju. Ja teiselt poolt tekib jälle selline ka nagu väikene kurbus, ütleme, kuna lihtsalt, mul nii palju asju vaja teha, nii et see on täitsa okei nagu mõlemad nagu tunda. Ja mõni võib-olla inimene, neil ei ole üldse nagu vahet, ütleme, et on sama asi, aga enamustel on selline kas kergus või kurbus ja siis on tihti ka see segu nendest kahest asjast. Nii et loodetavasti see annab selle efekti, et võib-olla see ei olnudki mõeldud niimoodi, et see 3 minutit kindlasti on igaühele sobiv, aga et nüüd te saite selle nipi kätte, et siis te võite nagu seda proovida oma pea, seda nagu iga päev või
iga päev ja, et noh, siis kui võib-olla see ülekoormuse tunne nagu tekib, et siis nagu teha. No loomulikult see on kogu selle getting things done'i protsessi nagu algus, et ta ei ole nagu see täisasi, et võib-olla ma natuke räägin sellest, et on see nüüd see õige. Vaatame, ma panen Iire aktiivseks, nii. Nii, et et me rääkisime sellest enesundest, palju kirja sai pandud. Ma ütlen ka ära tegelikult, mis on siis selle võib-olla parimad praktikad, et kui nüüd omapäi teha. Et vaadake, et teil oleks olemas jäädvustamise tööriistad. Ja noh, et oleks kogu aeg käepärast. Pastakas paber, ütleme, eks ju. See on alati käepärast, neid on lihtne kasutada ja on ka usaldusväärne. Ja usaldusväärne mõtleme seda, et see, mis sa kirja panid, et see nüüd ei kauks kuhugi diivani alla ära, ütleme, või noh, nii-öelda paberi uhja all, vaid sa näed seda ka, et noh, et kuskil, et see on sul nagu ees, et sa saaks seda nagu käsitleda. Vot mul ongi küsimus, et millal ma neid vaatama pean nüüd? Ma kohe räägin seda, ütleme ka, mis järgmist nagu on. Ja siis on see, et võib-olla teine praktika on see, et nii pea kui mingi uus mõte pähe tuleb, et pane kohe nagu kirja ära. Aga noh, sellise kohta, kus sa ka nagu näed hiljem. Et siis mingi märkmik on selles mõttes hea või? Märkmik... Paberid ju kipuvad ära kaduma. No ütleme, mida me Getting Things Done'is teeme, nagu, et Tiiasen räägib mõttekassist, ütleme, ma tean, et siin on nagu ka teised, kes on selle sama teemaga tegelenud ja see on nagu tuleb nagu tuttav nagu see sõnavara ette, et meil on olemas selline nii-öelda sisendkast, ütleme, eks ju, või siis mõttekast, ütleme, et mis võib olla füüsiliselt nagu selline. Kui sa sellist edele, et paned hääletamiskasti niimoodi endale. Ja mitte, see kasti all ma mõtlen isegi see, et on justkui lahtine pealt karp, ütleme, et sul on see koht, kuhu sa nagu paned, ütleme, et siis sa saad nende asjadega tegeleda. Ja noh, ütleme, see võib olla ka näiteks see, et on olemas üks tööriista, kus sa võid meili kirjutada, ütleme, et saate endale e-maili, ütleme, eks ju, et noh, kiiresti, siis ta läheb sinu sellesse e-maili inboxi, ütleme, siis sa näed seal loodetavasti, kui see ei ole nüüd muidugi pilgeni täis, eks ju. Et siis, et need olid need jäädvustamised ja mis siis soovitus on see, et edaspidi, et noh, parem praktika on see, et nii kui sul see uus mõte pähe tuleb, et siis pane kohe nagu kirja ära. Et noh, et ära jää nagu ootama, et nagu harjutada, aga noh, see muidugi võib-olla ei tule kohe algusena, et noh, et nagu lennult nagu pane kirja. Aga mis siis kirjapandust edasi saab? Noh, see on see protsessi algus, võib-olla see järgmine samm, ma ütlen ka lühidalt ära, on siis see, et vaata nüüd see iga asi ükshaaval üle, eks ju, et mis seal on, otsusta, kas sellega tuleb midagi teha. Et sul võib tulla ka mingeid mõtteid pähe, mis sa vaatad, et noh, et peaks tegelema, aga siis sa võib-olla vaatad, ütled, et kuule, et praegu ei ole võib-olla hea aeg või tegelikult üldse, et sellega ei ole vaja teha. Ütleme, et noh, ma ei tea, kui siin äkki tuli nagu mingi mõte pähe seoses, mis iganes, ma ei tea, mis uudistes parasjagu lugesid, ütleme, eks ju, tõmbas tähelepanu. Hakkad selle peale natuke mõtled, et noh, mina ei saa seal midagi teha või see pole nagu mulle nagu oluline, eks. Siis kõigepealt otsusta, kas sellega tuleb midagi teha, jah või ei. Kui jah, siis otsusta, mis on nagu soovitud tulemus, 2 asja, et mida soovitud seal saavutada ja mis on järgmine tegevus. Et noh, et kus sa saad jõuda ja kus sa peale nagu hakkad, võib niipidi öelda need 2 asja. Ja siis pane need tulemused ja tegevused eri nimekirjadesse. Et noh, et öeldagi, et võib-olla näiteks, et noh, et mul on tervis on nagu kontrolli all, on tulemus, ütleme, ja siis esimene tegevus on siis see, et hakkan hommikuti jalutamas käima. Eks ju, näiteks võib-olla esimene koht, ütleme, et siis sul on teada, et näed, et see on, kuhu ma tahan jõuda ja see on see, mis ma järgmist tegema pean. See on võib-olla väga lühidalt nagu kokkuvõttes öelda, et mida nagu sellega nagu edasi teha. Et ja noh, siis võib-olla, kui sa oled selle läbi lugenud ja vaadanud, et noh, et otsustanud, kas teha või mitte teha ja mida teha, siis võid selle läbi kriipsutada, ütleme, et sa oled nagu sellega nagu selle edasi liikunud. Et noh, loomulikult, kui me räägime, et inimesel on neid tegevusi ja asju, mida vaja teha, on siin 100–300, et siis noh, lihtsalt süsteem läheb keerukaks, aga vähemalt see on see koht, kus nagu alustada. Nii et ma vaatan, kas mul siis mul praegu võib-olla selles mõttes, ütleme, selle praktilise õpijampsu poole pealt mul nagu võib-olla sai see ära kaetud. Minul on see küsimus, et põhimõtteliselt, kui noh, et üks asi on see, et ma võtan aja igapäevaselt ja kirjutan neid mõtteid nii palju, kui tuleb, aga et sa ütlesid, et iga kord uus mõte tuleb, siis panna see kirja. Jaa. Aga neid uusi mõtteid tuleb mul nagu iga hetk, et kas ma või kuidas sellega on, et ma jooksvalt ka siis nagu panen kirja? Jooksvalt ka, no ütleme võib-olla niimoodi, et loomulikult on see, et kui inimesed päris algust tegema, siis neid asju, mõtteid tuleb väga palju, et noh, kui nad selle süsteemi panevad tööle, siis võib-olla neid nii palju ei tule, et noh, mina võib-olla nende üks jäädvustamisi võib-olla niimoodi 5–10 korda päevas. Eks ju. Ja no loomulikult kõiki mõtteid ei pea ka nagu kirja panema, et kui see tõmbab sinu tähelepanu ja kui sa tunned, et noh, et ma peaks sellega midagi tegelema, et siis sa paned selle nagu kirja, eks ju. Et kui sa lihtsalt sõidad ringi või ma tea, elutad vananedes ringi siin ja näed, et vaata kui ilus auto, eks ju, noh siis tõenäoliselt sul ei ole vaja midagi teha, kui sa just mõtled, et ma tahan endale ka sellist autot. Et siis pane kirja, eks ju, et noh, et tahan ka endale autot, aga kui niisama ütleme märkad, et siis seda nagu ei pea otseselt kirja panema. Aga et noh, et just on idee on see, et need mõtted peast nagu välja saada. On see idee. Aga mis mõtted sina tavaliselt kirja paned? Neid, mis nagu too näiteid, millised mõtted sina kirja paned? Mis mõtted kirja paned? No mina panen kirja seda, et ütleme, et kuusena vaja juua panna, eks ju, ütleme, siis on see, et nüüd, et võiks uurida, ütleme, et noh, et
et mingid konkreetsed kliendi nagu sihtgruppi, näiteks ütleme selline asi, siis oli see, et noh, et näed, et tahan midagi seal oma pojaga nagu jagada, mingid selliseid asju ja võib-olla teine asi see, et noh, et ma ei tea, et võiks seal nagu selle garderoobi üle vaadata, et mis mul seal riided on, mida välja panen, nii et noh, väga erinevaid asju, ütleme, eks ju, nii et noh, et need on, mis mul endal pähe tulevad. Aga need on seotud siis sellega, mida sa nagu teha saad, ma panin tähele, et kõik need asjad olid need, mida sina tegema peaksid, on ju. Noh, ma näiteks toon oma mõtte, et mul oli see, et ma hakkasin mõtlema, et nüüd kas Karmela pani sukapüksid jalga, kui ta läks sinna jõulupeole või ei pannud, on ju. Noh, et samas see ongi siuke, noh, mingi uitmõte. Ja, no ongi, et noh, kuidas väga head selle kirja panid, ütleme siis tõmbas su tähelepanu, see on see kriteerium, eks ju. Ja nüüd sa võtadki selle ette, et noh, et kas ta pani kirja, siis küsimus see, et ma küsin su käest, et saad selles osas midagi teha? Ei saa enam midagi teha, kõik. Okei, nüüd sa oled ära otsustanud, et noh, et nüüd on nii, kuidas on, kas ta pani või pand, eks ju, et noh, et võib-olla see ainuke mõte on lihtsalt see, et noh, et äkki mõelda, kuidas ta tagada, et ta edaspidi igal juhul paneks, eks ju, et mis ma selleks osas tegema pean, eks ju, nii et jah, nüüd otsustama. Aga jah, et ma arvan, et kui me selle aja sisse jääksime, meil on 3 minutit jäänud, siis võib-olla ma võtan need kokkuvõtteks asjad ära. Et no kokkuvõtted ongi see, et pidagi meeles, et pea on siis ideede saamiseks, mitte nende hoidmiseks, et proovige need ideed peast nagu välja saada, et see on võib-olla põhiline sõnum, mis ma täna kaasa annan. Kui pea on pulki täis, siis tee mõttepuhastust, ehk seda, mis me praegu võrras tegeme, ja otsusta iga kirja pandud asja puhul, kas ja mida pean tegema. Tegelikult ma ühe boonusnippi annan ka veel juurde. Kui te leiate midagi ja näete, et vaja seda asja teha ja te saate selle 2 minutiga ära tehtud, siis tehke see kohe seal ära, kus te parasjagu olete. Ja noh, see kehtib igasuguse asja puhul, et see on võib-olla selline väike boonusnipp täna juurde. Super, et ei lükka edasi. Ärge lükake edasi, ärge pange kuhu kirja, vaid tehke kohe ära, see on palju lihtsam. Nii et. Jaa. Väga hea, aitäh sulle. Kuidas sinuga ühendust saab ja milliseid kliente sa võtad või kuidas sa aitad neid, et võib-olla seda ka lõpetuseks? Jaa, no mina peamiselt nagu ütleme, ma tegin coaching ut, see on nagu avatud nagu kõigile, aga noh, selline sihtgrupp, kellega ma tegelen, ettevõtjad, organisatsioonid, juhid, noh, keskastme juhid, ütleme, leiab mind siis sotsiaalmeediast nagu LinkedInist, Facebookist, Paul Vahur on nimi, õnneks nagu nimekaimusid ei ole, nii et siis saab minuga ühendust võtta ja võib vaadata ka gtd.ee, nagu siis GD ja D, .ee, noh see on mul ingliskeelne sait, aga võib ka minna sellisele aadressi nagu gtd.ee webinarid, webinarid 2E-ga. Ja siis seal on ma olen teinud seeria webinaris nüüd sügisel ja neid tuleb veel juurde. Et siis sa võib vaadata seal nagu sellised pikemalt intervjuusid klientidega, mida ma olen siin samas stuudios salvestanud. Ülevalkorrasel ja pustan nappes. Väga lahe. Nii, vaatan, kas on vist ongi kõik, mis tahtsingi öelda. Väga tore, siis on teil võimalus nädalavahetusel neid webinare vaadata seal ja oma mõtted ja fookus puhtaks saada, aga see oli hea harjutus, mida ma praktikasse võtta. Aitäh sulle, et sa vaatasid ja kaasa tegid ja aitäh, et selle kommenteerisid ja jagasid oma mõtteid. Kui sa vaatad seda järgi, siis kirjuta sina ka kommentaariumisse, kui sa selle harjutuse läbi teed, mitu mõtet said või mingid head fookuse nipid, mis aitavad sul fookust hoida, sest et neid jagades me saamegi üksteisele kasulikud olla. Aga suur tänu sulle, Paul! Ja, aitäh teile ja ilusat ja rahulikku ja stressivaba jõuluaega! Just, ja kohtume järgmisel reedel jälle uuesti!